Episoodi alguses olev lühisünopsis annab mõista, et varasemad osad on olnud pingelised ja sündmuste rohked. Uskumatu! Lühisünopsist on vaja lihtsalt selleks, et vaatajale selgitada, et vaataja segastest sündmuste liinidest aru saaks. Enamik tegevusest toimub toas, laua taga, sest tund aega kestva sarja jagu dialoogi on vaja ära filmida 2 päevaga. Kogu meie jutu oleks saanud kokku võtta 1 lausega. Ja, aga siis ei oleks ju mitte midagi näidata. Ja kui aus olla, poleks olnud vaja seda lausetki. Õnneks ei hakanud seda teksti eile pähe õppima. Ma saan seda oma telost ju maha lugeda. Ja sinul veab. Mina pean juba tund aega meie lapse pilti puhastama. Ehkki selleks puudub igasugune põhjendus. Ja ma pean veel meeles pidama, et see toode ka oleks ilusti näha. Selleks peab olema logo õigel poolel. See on ka ühtlasi ainus asi, mida me näitame oma sarjas suures plaanis. Selle eest me saame raha. Seene, kus 2 inimest istuvad ja vestlevad, aitab siduda sihitu kõndimine ning aknast välja vaatamine. Jutustaja tekst annab sellele mitte millelegi sügavama mõtte. Näiteks, et inimeste koos olemises ongi kõige keerulisem teineteise mõistmine. Kuigi tegevus toimub kohe pärast eelmist stseeni, on minul teine soeng, sest et selle stseeni me filmisime juba ju 6 aega tagasi. Kiiruga filmitud stseenist jäi puudu emotsionaalsus. Aga pole hullu, hiljem lisatakse siia emotsionaalne taustamuusika. Ja nüüd olen mina suurelt kaadris, sest ma ütlen midagi väga olulist. Plaan vahetub. Nüüd räägin mina. Kuid siiski vahepeal näidatakse, kuidas üks tegelane kuulab teist. Mõtlikult. Aeglaselt. Ja siis vahepeal kaamera liigub. Sellel ei ole mitte mingit sisulist põhjendust, aga see ei ole ka oluline. See on lihtsalt lahe. See on palju lahedam kui niisama mingi seisev pilt. Droonikaadrid on muide läinud odavaks ja sellepärast kasutame me neid rohkem kui vaja oleks. Paneme 1 veel. Nüüd tulid peategelasele sõbrannad külla. Ma pakun midagi igapäevast, näiteks teed. Ja siis me naerame. Sellepärast, et sõbrannadel on alati koos lõbus. Sõbrannasid mängivad harrastusnäitlejad, sest eelarve lubas ainult peaosadesse palgata professionaalid. Voodis ärkaval naisel on peas soeng, näos meik. Ta on tüüpilise Eesti naise kehastus. Kuule nüüd, vahepeal on juhtunud minuga selle osa ainuke sündmus ja selle asemel, et vaatajatele näidata, mis juhtus, ma hoopis räägin sellest, et sündmuse filmimine on oluliselt kallim ja ajamahukam kui 2 inimese dialoogi filmimine. Tõesti uskumatu. See lõpp ja episood peab lõppema pinge haripunktis ja sellepärast ma nüüd ütlen sulle. Sul on 4 õde.